on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Auto 24 ringil selgusid selle aasta Eesti meistrid autoringraja sõidus, seda klassides BMW 325 Cup ja vormel Scandic. Viimase etapi sõidud olid ülimalt tasavägised ning tänavusteks Eesti meistriteks tulid BMW 325 Cupis Allan Tigane ning vormel Scandicul Raimo Kulli. Juba kvalifikatsioon lubas BMW 325 Cupi klassis tihedat heitlust. 17 autol kas sai parima ringaja Allan Tigane, kes lõi Mikk Maatenit poole sekundiga ja ka järgmised vahed olid ülimalt väikesed. Allanit on raske kätte saada. Kiirus on meil suht üks sama, aga kuskil meil jääb midagi natukene vajakana. Nagu oleti, igalt poolt saab võtta. Tehniliselt on ka mõned mõtted on, mis siin võib reeglid on lubavad teha. Aga sõita saab alati paremini, selles endaga ma ei ole kunagi rahul. Sama põnev konkurents jätkus ka võistlussõitudes ja neid oli sellel etapil 3. Esimese sõidu võitis ülinapilt Allan Tigane Mikk Maateni ees, meeste vahe oli finišis vaid 0,7 sekundit. Kolmandana lõpetas Enar Kunman. Teises sõidus oli esikolmik sama, kuid vahe esimese ja teise vahel veelgi napim, vaid pool sekundit. Kunman kaotas seekord Tigasele juba 3,7 sekundiga. Viimases sõidus sai Mikk Maaten veenva võidu, kui võitis sõidu Tigase ees koguni 6,6 sekundiga. Kolmas oli taas Kunman. Eesti meister seega Allan Tigane, hõbe Mikk Maaten, pronks Enar Kunman. Kunman täiesti tühi, ütleme nii. Aga läks väga hästi, põhimõtteliselt maksimum, mis sai võtta ja selle üle ma olen väga õnnelik. Hooaega kokkuvõttes siis ikkagi tuli mõni etapivõit ka ära. Mõned tulid ja kahju on sellest, et need 4. kohti nii palju tuli ja eelmine nädalavahetus Riias 8 ringi juhtisin ja siis viimase 2 ringiga suutsin 4. langeda, et närvid vastu ei pidanud. Seega ilmselt ma hakkasin valusalt kätte tänane. Ma olin stabiilsem. Mikk oli hooaja alguses kuidagi rabe, ütleme, et siin tal oli mitu 4. kohta ja see, ma arvan, maksis kätte talle. Mis siin viimases sõidus nüüd oli, et enne olid ikka võidu peal väljas, nüüd viimane 3. sõit oli juba, ise olid läbi või mis seal põhjuseks oli? No eks ma võtsin veidi tagasihoidlikuma, stardikoht oli ka muidugi teine, aga igal juhul oli vaja lõpuni tulla, et ei olnud mõtet üle pingutada. No, enne etappi algust ikka kindel, et tiitel tuleb koju või mis siis arvasid? No loomulikult see oli soov, aga midagi kindlat ei olnud. Oleks piisanud ühest veast ja ma oleks olnud selle asjaga ühel pool nii-öelda. Vormel Scandic klassis oli stardinimekirjas kokku 8 vormelit ja siingi oli konkurents sõitjate vahel väga terav. Kvalifikatsioonis oli kiirem Antti Rammo, kes edestas Tõnis Vanasilat vaid 1000 sekundiga. Kolmas olnud Raimo Kulli tuli viimasele etapile sarja liidrina ja kaotas kiiremal ringil Rammole vaid 28 000 sekundiga. See kõik eeldas võistlussõitudeks suurepärast etendust, mis ka praktikas teostus. Esimeses sõidus oli võitjana finišis Antti Rammo, aga taaskord oli mees hädas startimisega ja talle lisandus valestardiga seonduvalt 20 trahvisekundit ja nii langes ta 4. Sõidu võitis Tõnis Vanaselja, kes edestas vaid 0,4 sekundiga Raimo Kullit. Kolmas oli Markus Jugala. Teises sõidus mahtus esikolmik vaid 0,6 sekundi sisse. Sõidu võitis Tõnis Vanaselja, teine oli Antti Rammo ja kolmas Raimo Kulli. Väga tihe oli, aga ei olnud väga just minu päev, et ei läinud kõige paremini. No esimene sõit ja teine sõit oli kehvem minu poolt, et ma ei tundnud ennast hästi autos ja finisseerisin vastavalt 3. ja 2. Otsustavat 3. sõitu alustati koguni 2 korda. Esimene start lõppes teise sõidu parima ringiaja saanud ja parimat stardikohalt alustanud Frederik Piilakase ja Tõnis Vanaselja kokkupõrkega 3. ringil ja nii jäid mõlemad mehed raja kõrvale. Sõit katkestati punase lipuga ja Vanaselja sai võimaluse rajale tulla varuautoga, mis oli samuti võistlusteks registreeritud. Kordusstardi võitis Raimo Kulli, kes edestas 1,5 sekundiga Antti Rammot. Kolmandana lõpetas Tõnis Vanaselja, kes kaotas Kullile juba pea 6 sekundiga.
Eesti meister on seega Raimo Kulli, kellele see oli debüüthooaeg vormeliroolis. Hõbedale tuli Tõnis Vanaselja ja pronks kuulus Anti Rammole. Täna oli väga tihe ajagraafik, et 3 starti ühe päeva jooksul ja 3 tunni sees, aga viimases oli vähe parem ja suutsin natuke kiirem ringaegu näidata ja suutsin ka võita. Täna oli esimesed 4 olid 0,2 sekundi sees, et tegelikult on tase hea, aga läks hästi see aasta jälle. No siin selle aasta alguses loodetigi, et need vormelid tuleb juurde ja need õiguseks ka tuli, aga mis järgmise aasta kohta arvata, et kas läheb olukord veel paremaks? Loodame, aga arvata on nagu raske, et talvel räägivad ja lubavad paljud, aga kevadel joone peal on vähesed, et loodame parimat. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.